Kõrboja peremehe filmimise idee pakub Leida Laius Tallinnfilmile 1975. aasta kevadel. Luuletaja ning dramaturg Paul-Erik Rummo kirjutab stuudiole stsenaariumi esildise sama aasta lõpus. Leida Laius, tal oli üks teema, naise positsiooni ja hingeelu või selle esile toomine ja selle teema arendamine nagu naise saatuse, mis siis ilmselt tema arusaamises oli enamikul juhtudel soospetsiifiline, et ükstapuha, mis ajaloolises keskkonnas ka ei toimunud, et naise hoiak selle toimuva suhtes või selle toimuva hoiak naise suhtes on erinev kui meeste suhtes. Leida Laius keskendus küllaltki palju Kõrboja Anna kui hästi tugeva karakteriga naiseloole ja seetõttu võib-olla mõneti jäid sealt kõrvale teistsugused tõlgendumisvõimalused. Leida ei oleks hakanud tegema filmi, mis ei oleks tema enda lugu. Minu mõelest ükski kunstnik või lavastaja või režissöör ei peaks hakkama tegema asja, mis ei oleks tema enda lugu. Leida Laius valmistub oma 5. filmilavastuseks ülima põhjalikkusega. Näitlejaproove, eriti Anna ja Villu rollidele, tehakse palju. Vanasti ju tehti hästi palju neid näitlejaproove ja ka Kõrboja peremehe puhul prooviti väga palju erinevaid Annasid. Kunstinõukogu ei olnud üldsegi mitte nende kandidaatide poolt, kelle siis filmigrupp välja pakkus. Ma teadsin, et Aare Laanemets vist oli ja siis oli ka Tõnu Kark. Leida proovis nende osade peale lõputult palju inimesi. See läks päris absurdseks, kuni ta proovis veel Villu osa peale Valentin Kuiki minu meelest ja Sulev Luik. Aga kellega mina proovivõtteid tegin, mina mäletan ainult, et Lembituga tegin ja Tõnu Karkuga tegin proovivõtteid. Me tegime proove teistega selleks, et tõestada, et need on õiged. Ja lõpuks ikkagi jäi Leida peale ja minu meelest oli see ainuõige. See ei ole võimalik. Kaie Mihkelsonile on Kõrboja Anna esimene filmi peaosa. Siis kui te minu eest järve jooksite. Ago Ruusile Kaie Mihkelson väga näitlejana meeldis ja Anna rollis ka ja andis oma parima. Kaie on huvitav näitlejad, ta oli hea valgustada. Kaiel selle õige valguse peale sai, siis oli ta väga hea. Ja kuna me vaatasime sissepoole näitlejale, siis pidi olema see olemas. Muidugi ta tahtis ka palju rääkida ja iga stseeni ette valmistada ja me pidime ikka tema juures käima ja jälle arutama. Ei ütleks, et me seda väga tahtsime ja et see meile väga suurt rõõmu tegi, see oli nagu kohustus. Kui Anna kutsub Villut Kõrbojale peremeheks, seal järve ääres episood, kas ainuüksi selle ühe episoodi pärast ma olen nõus seda filmi jälle ja jälle vaatama? Saage ometi aru, ma kutsun teid Kõrbojale peremeheks. Te ei peaks nõnda rääkima. Kaie Mihkelson kindlasti oli igas mõttes väga sobiv valik ja Lembituga koos moodustab kindlasti selgema peategelaste paari, kui kumbki tahes oleks keegi teine näitleja olnud. Lembit Peterson mängib samal aastal, kui vändatakse Kõrboja peremeest Grigori Kromanovi hukkunud alpinisti hotellis Füüsik Simoneed. Ma lugesin romaani läbi, kui mind kutsuti ja siis tekkis mingisugune nägemus või hingeline side selle tegelaskujuga. Mul hakkas minu jaoks äkki elama. Hiljem Leida küll ütles, et Arvo Pärt, kes pidi tegema muusika tol ajal nii sellele Kromanovi filmile kui ka Kõrboja peremehele, oli kuidagi kergelt šokeeritud, et kas see inimene, kes mängis Simoneed, et hakkab nüüd mängima siis Katku Villut, et kuidas see võimalik on. Ma tundsin ausalt, et Katku Villuga suuremat sidet, hingelist sidet kui Simoneega. Näitlejate valiku puhul oleksin kujutanud algselt jõhkramat Villut, tahumatumat. Lembit Peterson oli juba tollal mu hea sõber ja nii lavastaja kui näitlejana ma olen ta alati väga kõrgelt hinnanud. Aga mulle tundus ta liiga intelligentne. Tark, sügav, tundlik inimene, mõtleja, kunstnik, looja. Natuke liiga intelligentne selle energilise ja tahumatu, mingis mõttes tahumatu rähkleja kohta. Lembit Peterson on enne Kõrboja võtteid lavastanud noorsooteatris Paul-Erik Rummo Tammsaare ainelise näidendi Ramilda Rimalda. Kool selja taga. See oli periood, kus ma tegelesin Tammsaarega ja olin ka Paul-Erikuga heas loomingulises koostöös. Kus tema nad sai? Tõi rattaga linnast. Tõi minule. Ta oli kirjutanud Liis Lindaule Ramilda Rimalda
sellise peaaegu et monoetenduse. Siis tänavale maha või? Lembit lavastas seda meie Sulev Luige ja Aleksander Eermaa ja Lembit Petersoniga olime seal assistendid, aitasime stseene mängida. Oled sina aga veel laps ja rumal? Ma olen küsinud tuttavate näitlejannade käest, kes on laval mänginud Tammsaare naistegelasi. Kas nad tunnevad, et nad on sunnitud mängima mehe kirjutatud naist või läheb see täkkesse? Ja enamasti ma olen alati saanud vastuseks, et läheb täkkesse. Ilmselt see mingisugune naise hingeelu arusaamine oli Tammsaare kuidagi olemas. Tammsaare sõna suhtes oli minul alati suur austus ja respekt. Näitlejad teavad, kui suur osa on sõnal tegelaskuju avamisel või karakteri kujundamisel. Et kui tähtis see on. Et kui seda muutma hakata vägivaldselt või kärpima või siis ei tule enam päris see autor, võib-olla see enam selle autori stiil ega isegi tema hinge. Mulle aeg-ajalt tundus selle stsenaariumi kirjutamise käigus ja arutluste käigus, et leida kipub veidi üle kalduma nüüd Anna loo suureks mängimise peale ja et Villu oleks palju öelda, et kipub jääma statistiks, aga et omandab nagu väiksema tähenduse, kui tal romaanis on. Mis oleb kaamera? On. Läks. Leida Laiuse äärmine nõudlikkus võtteplatsil on filmitegijatele hästi teada. Leida oli üldse igas asjast põhjalik, hästi põhjalik. Ta vaatas ikkagi eelmistel päevadel need kõik variandid läbi, et olla kindel selles, millega ta alguses välja tuli. Tal oli väga kindel dramaturgiline nägemus. Mis mulle Leida puhul alati meenub, kõigepealt on selline mingi jäägitu siirus ja ausus ja tõe taju või tõe otsing, et ei olnud selline lavastaja, kes otsib nagu skandaali või inimene, kes otsib tõde ja kõike seda, mis selle tõega siis kaasas käib. Leida elas tohutult läbi oma filme. Ta oli väga emotsionaalne režissöör ise ja ta tõesti oma saavutusi ja mittesaavutust või ebaklappe elas kohutavalt valusalt läbi. Ta režissöörina elas ise väga sisse ja siis enne stseeni ja siis püüdis nagu seda tunnet vahetult enne võtet kuidagi siis üle kanda. See oli hästi segav, et siis pidi jääma viisakaks ja ruttu saama mingi pidepunkti, et sa ikka saad hakata siis kaameraga suhtlema. Teeme ühe tubli veel või? Variandi. Aga võtke lapsega koos. Ja. Siis ta ütleb poisist, räägib nagu nii. Leida kontrollis kõike platsil. Alates sellest, et kas kõik inimesed on kohal, kas kõik teevad oma tööd, kas autojuhtidel on kõik korras ja lõpetas sellega, et kõik nii kostüümid, kõik need asjad, kõik ta vaatas üle. Tookord olid väga suured filmigrupid, 40-50 inimest oli platsil. Ja nende seas oli mingi 2-3 administraatorid, igaüks vastutas oma asja eest. Aga Leida püüdis küll kõigega kursis olla ja ta seda suutis. Seal oli kaader kaadri haaval, sekundi haaval, meetri haaval kirjutatud välja, kuidas ühte stseeni filmitakse. See tähendab, et üks stseen, mis on ühest mõttest, ühest tahtmisest ja ka atmosfäärist ja tundest kantud, seda stseeni võib-olla tehti, mis kokku oli, ma enam ei mäleta neid meetreid, mis kokku võis olla 32 meetrit, filmimeetrit või seda tehti võib-olla 2 päeval ja stseen ise oli väga laetud. Et siis näitlejale oli see päris raske. Sest filmid 3 sekundit ära, siis ootad 30 minutit, astetatakse kõik kaamerad ümber ja siis on plaks, päike läheb pilve või režiim muutub või valgus kukub ja siis jätkad järgmisel päeval. Palju on ju näitekundstis, nagu ka muusikas seda, mida ei saa enam sõnadesse panna. Nendel perioodidel, kui mul tekib juba rolliga selline side, kuhu lavastajat enam väga vahele vaja pole, et see roll hakkab ise juhtima ja roll saaks ise elada. Seda on raske seletada, seda lihtsalt, et kui rolli iseseisev elu on juba näitlejale lähemal, kuhu lavastajana vahel ei mahu. Alguperioodil on see lavastaja abi vajalikum. Ta päris ehmatas, kui ma ütlesin, et ma tahan alati materjali näha. Ta ütles, ei, see segab teid. Ma ütlesin, et tingimata ma tahan materjali näha. Ta tahtis nagu olla ainukene peegel. Et kas on hästi või halvasti, aga kui ma ei oleks materjali näinud, siis mina ei tea, mis sellest filmist oleks saanud, sest filmi esimene kolmandik kohe kindlasti on ikka, ütleme,
väga hillitsetud minu poolt ja see oli mul õppimise aeg. Ago Ruusile, äsja Moskva filmiinstituudi lõpetanud operaatorile, on Kõrboja peremees mängufilmi loomingu algus. Leida väga lootis, et ma tulen nagu selle uue keelega kaasa, et ma toon selle sinna sisse. Ta lootis väga seda, et selles mõttes, et vähemalt pildis tuleb ta kaasa. Nii palju, kui see õnnestus, see on seal olemas. Leida polnud siiski nagu ainukene, kes oleks seda rolli aidanud kujundada või mõjutada. Sama hästi võime öelda ka, et seda tegi Ago Ruus oma väiksete märkustega või seda tegi Paul-Erik Rummo oma stsenaariosutustega, seda tegi Kaie Mihkelson partnerina, kelle kokku mängida või see Kõrvemaa loodus, mille keskel me elasime terve suve. Raskeks tegi selle hoopiski, et kaheosalise film on, et kuidas seda filmida, nii et siis on väga palju episoode, kus on 2 inimest kaadris. See loob oma esteetika selles mõttes, et midagi peab siis juures olema ja see üks asi, mis seal juures on see loodus. Et see nagu oleks üks osaline juures. Leida muidugi tahtis ka kõvasti, et oleks veel niisugune makro-mikrokosmos ja nagu oleks tagaplaan oleks mõtestatud kõik, et ei lähe mitte juhuslikku paika, et kõik see mängib kaasa. Minu meelest ka need vaikuse hetked nende dialoogi vahel räägivad rohkem kui kõik see dialoog iseenesest nagunii. Aga minu meelest see on üks õnnestunumaid näitleja selliseid partnerlusi Peterson ja Mihkelson ekraanil. Kõrboja läheb oma 2 mausiga. Selle filmimise eripära oligi see, et me ei loonud seda maailma, mis me olime seal laua taga kokku pannud. Me lõime vastavalt sellele looduses valitsenud situatsioonile, valgusele, sellele meeleolule, viisime selle kokku selle oma stsenaariumiga. Leisime Edward Munchi kunstnikuna, kelle töödes põhjamaist müstikat sealt hoovast. Ma püüdsin ju kogu aeg varjus olla ja hämarusest, et tuleks välja rohkem. See näitlejate poolt toodud, kas või see sama vaikimine või kuulamine või see tuleks välja. Selles mõttes see muutus ilmselt väga suuresti tänu Munchile, kelle tööd on kõik väga niisugused, ütleme, tumedad. Ühte stseeni, mis oli jaanipäeval rakettide laskmine järve peal, siis minu meelest seda me aeg-ajalt filmisime terve suvi. Muidu käis filmimine täiesti ajalises järjekorras. Et nii, kuidas kevadel algab, nii me algasime esimeste stseenidega ja läheme siis filmi lõpuni välja järjekorras. Aga sellega oli küll üks needus. Me aerutasime Lembituga selle paadiga seal Paukjärve peal, ju veel sügisel võtsime seda stseeni, nii et vastaskaldal värviti kollaseks ja punaseks näinud puulehti uuesti roheliseks, et oleks mõjuks suvena. Kõrboja peremehe võttepaigad on sealsamas kandis, kus areneb romaani sündmustik. Kõrvemaal, Koitjärve ja Paukjärve ümbruses. Filmi tegemiseks tuleb paraku taotleda luba Nõukogude armee esindajatelt, kuna sellel alal asuvad sõjaväebaasid. Kindlalt oli see Tammsaare lees, ta nägi seda seal, kus ta elas Koitjärve selle ümbrust silme ees, kui ta seda kõike kirjutas. See paikkond, kus seda filmiti, ongi võib-olla ise kõige paremaks illustratsiooniks sellele Villu nii-öelda kurvale saatusele. See, mis oli siis Nõukogude ajaga juhtunud selle piirkonnaga, see oli päris ulmeline. Seal oli siis Nõukogude sõjaväe katsepolügon. Inimesed olid taludest minema aetud ja metsad maha saetud ja mürsud ja tühermaa ja see oli väga kummaline. See väga ilus Koitjärve küla, kus ka Tammsaare oma venna juures pikalt elas ja mis on selle Kõrboja peremehe selliseks protomaastikuks. See küla ju hävitati täielikult. Anton Hansen Tammsaare 1922. aastal ilmunud romaani on nimetatud Eesti kirjandusklassika üheks tundesoojemaks, aga samas ka traagilisemaks teoseks. Selle armastuses Anna vastu on midagi hukutavat ja ohtlikku, tegelikult ka põletavat, sõna otseses mõttes põletavat. Ja lõppkokkuvõttes see impulss või see, kuhu Villu välja jõuab, eks ole, või see seisund on kaunis ohtlik ja hirmutav. Me ei tea, mis saab neist inimestest, kes ise ära lähevad.
me ei tea, kas nad vabanevad. Kõrboja peremees jõuab kinodesse 1980. Peaaegu üksmeelselt annavad arvustajad teosele kiitva hinnangu. Ainult mõned tõsiakadeemilised Tammsaare spetsialistid leiavad, et filmitegijad on läinud 3/4 sajandi eest kirjutatud romaani tõlgitsedes lihtsustamise teed. Rahvas võtab filmi siiski hästi vastu. Kui ma loen romaani, siis see romaan minu jaoks läheb väga kiiresti, see sündmustik areneb väga kiiresti, see on tegelikult väga intensiivne romaan. Kui ma vaatan filmi, siis mulle kangastuvad ennekõike sellised vaated, kus üks või teine tegelane seisab, mõtleb, on selline loodusvaated, et ta nagu läheb oluliselt panoraamsemalt edasi, kui nii võib öelda. Tammsaar on irratsionaalsem, kui me arvame, tähendab, et ta on väga palju sisaldab, eriti Kõrboja peremees on niisuguse müstilisi, isegi teatud fataalseid või irratsionaalseid teemasid, mida me tollal võib-olla nii hästi ei osanudki näha, kui ma mängisin, ma rohkem lihtsalt seda rolli sisse minnes tunnetasin. Need komponendid, elemendid, kunstilised elemendid on omavahel seal heas ühtsed ja heas tasakaalus. Sellisena ta mulle ikka nagu meeldib hästi. Tänu kärbetele, kuna film pidi algselt olema kaheseerialine, muutus ta küll rohkem Kõrboja perenaiseks. See ongi täiesti selgelt ju Kõrboja Anna lugu selles mõttes, et tema saab nagu väga suure vastutuse ja see Kõrboja peremees on võib-olla pigem tõepoolest ka see väike Villu, keda alles hakatakse kasvatama, mitte Katkuvillu. Mõtlesin tol ajal palju selle üle, et raske on leida millegi pärast tolles Eestis, ma ei tea, kuidas praeguses Eestis, ma ei ole sellest aspektist kunagi mõelnud, inimest, kes tahaks võtta või kes suudaks võtta endale peremehe vastutuse. Filmi lõppedes jääb õhku küsimus, kas noorest Villust võiks kunagi saada Kõrboja talu peremees. Filmi lõpp justkui jätaks selleks lootust. Aga Eesti vaataja teab küllap hästi, et nendel aastatel, kui Villu saaks täismeheks, käib Euroopas suur sõda. Algab meie kodumaa okupatsioon ja peagi kaovad ka talud. Kuskil 20. sajandi alguses olid Tammsaare ja Tuglas ju need, kes võib-olla kõige rohkem võtsid kino vastu sõna. Et nad väga kartsid, et kino hakkab kirjakunsti või kirjandust kuidagi lämmatama ja et sellest ei tule midagi, et see on ikkagi väga vale meedium, millega nüüd tegelema hakatakse. Aga Tammsaarest endast sai siiski üsna varsti väga tihe kinos käia. Talle meeldis esiteks puhkamas käia kinos, teiseks ta käis väga paljusid filme vaatamas, kus olid väga head lauljad, ta käis juba muusika pärast ja kolmandaks minu meelest ta natukene ikkagi õppis ka kinost, et ta vaatas, millised arhetüübid seal kinolinal ikkagi inimeste peal kõige paremini mängivad. Et 30. aastate romaanides võib ikka selliseid filmilikke elemente kohata ja ka tema tegelased käivad kinos, näiteks romaanis Elu ja armastus toimub, mõned väga olulised situatsioonid toimuvad kinos ja romaanis Ma armastasin sakslast ütleb selle peategelane Oskar väga kenasti, et kui tal oli suur hingevalu, siis ta läks kinno ja tal oli väga hea meel, et inimesed on püstitanud sellise suure hoone, kus käiakse koos nagu kirikus, aga veedetakse aega nagu kõrtsis.